kõigepealt tervitan teid Energiarahastuskeskuse poolt ja mul on hea meel, et selle debatti saab siin pidada, sest nii Priit Ennet kui ka mina oleme siin esindatud eelkõige teaduse populariseerijate poole pealt ja kindlasti küsime ka sellesuunalisi küsimusi täna. Aga nagu ma aru saan, siis väljundiks sellele tänasele debatile on siis videoülekanne, mida saab hiljem teha ERR-i kanalites ja ka meie kanalites. See jõuab ka avaliku võtte. Aga alustame siis teadust. Ja, mina tervitan siis kõiki kohalolijaid Eesti Teadusajakirjanike Seltsi poolt, kes on siis selle ürituse kaaskorraldaja. Ja see on vist juba valitud, et mina olen Priit Ennet ja meil kaaskõnejuht on Kettusaks. Ja tutvustame siis igaks juhuks kõik osalejad ka üle. Nimetame ära. Alustame laua vasakust Servast Urmas Sutrop Reformierakond, siis edasi järgmine Heino Lilleke Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Jaak Aaviksoo Isamaa ja Res Publica Liit, Marko Kaasik Erakond Eestimaa Rohelised ja Margus Maigla Vabaerakond. Nüüd meiega on lubanud liituda ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja Pärna, aga seda mõnevõrra hiljem. Loodetavasti vähemalt poole tunni jooksul. Nii, natuke ka meie debati vormist, mis meist siis ees ootab. Pärast kergeid sissejuhatavaid küsimusi läheksime siis 5 põhiteema juurde, mille me oleme Kertuga siin välja nuputanud ja nende käsitlemine käib siis sedamoodi, et esitame küsimuse või teemapüstituse ja kõik panelistid järgemööda siis vastavad mõne minuti jooksul oma erakonna seisukoha või ka oma isikliku. Ja sellele järgneb siis, kui kõik on seda teinud, siis teine ring, kus on võimalik kommenteerida kaaspanelistide seisukoha. Ja selles vormis me läbime siis 5 teemat, niimoodi, et igaüks saab 2 korda iga teema juures siis kõneaeg. Ja alustame mitmekorda. Seda veel ütleks, et lõpus pakume ka niisuguse võimaluse, et igaüks saab veel kord võib-olla oma põhipunkte üle rõhutada. Kui on juhtunud niimoodi, et meie teemad või see jutukäik siin ei kata või igaks juhuks lihtsalt veel kord meenutada ja pärast seda siis anname ka ikkagi publikule võimaluse ka sekkuda ja küsida ja siis on selline vaba vestlus. Aga alustame siis. Ma arvan, et äkki me ka istume maha, et siin asi liitmine maha. Sinu küsimus. Nii, see on siis nüüd selline väike sissejuhatav ring. Nagu me näeme siin, meid on siia kohale tulnud päris rahvaarvuliselt ja see tähendab seda, et tundub, et sellise debati järele mingisugune vajadus on olemas, et kasutada võimalust ja rääkida Riigikogu valimiste eel erakondade esindajate keskis siis sellest, mida erakonnad teaduse alal kavatsevad ette võtta, saades siis loodetavasti valitsuse erakonnaks. Muidugi võib ka vaielda. Meid ei ole siin ka just ülearu palju. Ja ka parlamendi erakondadest mitte 100% ei ole esindatud. Ja siit ka selline küsimus, et kas teie arvates niisugust debatti, valimisdebatti
teaduse, teaduspoliitika, teaduskorralduse teemal on vaja. Kui te siin olete, siis küllap te arvate, et on vaja. Aga miks on vaja? Ehk hästi lihtsalt öeldes, miks te olete siin? Ja alustame paneeli vasakust otsast ehk siis Urmas Sud. Aitäh! Kõigepealt, miks ma olen siin kutsutud, aga miks sellist debatti vaja? No ilmselt see, mis teaduses toimub, on poliitikute asi sama palju kui teadlaste ja valijate asi. Ja kui valijad ei pea seda teemat oluliseks, siis ei pea poliitikud ka seda teemat oluliseks pidama. Mis nüüd raskendab selle debati pidamist, on see, et näiteks minul ei ole, ütlen ausalt, piisavat informatsiooni. Sest ma tean, et on igasugused arutelud väga erineval tasemel, alates TAN-ist, alates nimetatud OKI komisjonist, mille tegevusest ma tegelikult ei tea, Aaviksoo võib-olla teab. Aga mina näiteks ei tea, ainult mida ma tean, see, mida peaministri teaduspoliitilises kõnes Riigikogus detsembri alguses välja öeldi, mõned sõnad, kus rõhutati vajadust teadusmaastiku ümberkujundamiseks ja argumendina peaminister siis selle komisjoni poolikule raportile tuginedes tõi välja, et haridusministeeriumi hallatavad instituudid kannatavad likviidsusprobleemide käes. Ma küll ei tea, kas nüüd riigieelarvelistel asutustel on sularaha vähe või milles need probleemid seisnevad, aga see vägev metaforiline töötas. Miks siis seda debatti siin? Aga debatt sellepärast, et kindlasti Riigikogus debatt läheb edasi ja Reformierakonnal on küll mõned soovid teaduspoliitikas ja üks suuremaid soove on kohe siin, kui meie programmi vaadata, kus on teaduspoliitilised eesmärgid, siis esimene samm on, et uuesti avada strateegiadokument Teadmistepõhine Eesti, mitte selleks, et seda nüüd maha teha või materdada või ümber teha, aga selle dokumendiga on üks häda, et see ei ole juhendiks Eesti teadlastele, sest ta on koostatud, kuivõrd räägin üle ajaloost, eksemplaarselt ta ikkagi keskendub endised võtmevaldkonnad, nüüd kasvuvaldkonnad, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tervisetehnoloogia ja ressursside efektiivne kasutamine, maavarad, see tähendab või midagi muud, mets, ükskõik mis, et teadlased ei tunne ennast ära selle dokumendi järgi ja natukene seda laiemalt poliitilist diskussiooni pidada. Kui aitate? Jah, esialgu, aga Heino Lõivek. Jah, miks ma siin olen? Muidugi ka kutsumata ma poleks tulnud. Aga meil EKRE maaelu meetmete hulgas tähendab, see on ka ühtlasi meie programmis on sees 3 punkti olulist, mis käsitlevad rakendusuuringut, kuna põllumajandusteadus just põhineb eelkõige rakendusuuringutel ja nende tulemuste kasutamisel. Et üks ütleb, et üks punkt väga oluline, et on teada, et meil on oluline mahajäämus põllumajandusteaduse rahastamise võrreldes riiklike asutustega põllumajanduses nagu Põllumajandusamet. Teiseks tuleb soodustada jagati koostööd teadlaste ja praktikute vahel. Ja kolmandaks soodustame teadus- ja arendustegevust, milleks loome siis omalt poolt nii-öelda püüame luua tingimusi. Aga muidugi ega me ei ole päris unustanud ka nii-öelda oma tegevuses, ega saa unustada nii-öelda instituutide teadust, ülikooli instituutide ja teadusakadeemia instituutide teadust, et selles suhtes on kompetentse muidugi rääkima ja täiendama mind Risto Tanner Tehnikaülikoolist, et ka meie erakonna poolt ka selles liinis on palju selliseid probleeme ja kitsaskohti, mida me peaksime lahendama ja üldsusele ette tooma.
Aitäh! Ja Jaak Oomsoo, viisaka inimesena te võtsite kutse vastu. Aga täpsustada. Jah, muidugi võtsin kutse vastu selles mõttes, et arutleda ikka võib, aga eks see tõsine küsimus on selles, et kuna tegemist on ikkagi Riigikogu valimistega, et siis debati mõttekus sõltub eelkõige ära sellest, kas ühiskonnas on teaduspoliitiline debatt olemas või ei ole. Tegelikult laiemas avalikkuses, kas suuremad huvigrupid, valijad, tööandjad, ministeeriumid on tõstatanud küsimusi, millel on laiem poliitiline kontekst. Ja mulle meeldiks, kui see niimoodi oleks, aga ma ilmselt hindaksin olukorda üle, kui ma ütleksin, et see tegelikult Eesti riigis täna nii on. Teaduspoliitika küsimusi on kahjuks tõstatanud ainult teadlased ja teadusasutused. Seepärast peame me sellega leppima, mis ei tähenda seda, et me võiks arutada ja otsida lahendusi, et see debatt oleks suurema põhjal. Ja võib-olla veel märkusena, et sisu tuleb sellele siis, kui teadusest kasu saada. Eelkõige ettevõtlus võtab selle oluliseks teemaks. Kõikides riikides, kus on tõsine teadus- ja arenduspoliitika, on kõige häälekamad ettevõtted, kes saavad selle eest majanduslikku edu ja kõige nõudlikuma häälega ja selle hääle pealt on võimalik ka poliitikutel otsustada, sest see on töökohad, see on suured sotsiaalsed majanduslikud muutused, aga kui ta jääb teadlaste probleemiks, et siis paraku selle kõlavik on tagasi. Tere! Seda debatti on eeskätt vaja selleks, et aru saada, kus meie teadus on ja mida talle tegelikult vaja on, mida on ühiskonnal teadusel vaja. Alati on rahapuudus olemas, seda ka teaduses, eks ole. Kunagi ei ole raha nii palju kui vaja. Meie rohelised oleme täiesti selle poolt, et teaduses peaks raha rohkem olema. 2% produktist. Aga nagu tavaliselt tüüpiliselt on, võib-olla 30%. Aga arenenud maades. Aga veel suurem probleem teaduses on see, et bürokraatia on kasvanud üle pea ja kasvab järjest iga aasta. Me süüdistame väga palju Euroopa liitlusi, aga tegelikult Eestil oma jäikade seadustega on väga suur roll selles. Reaalsus näeb välja niimoodi, et teadlane või siis ütleme töörühma juhte, kelle alluvuses töötavad doktorandid, postdocid ja muud töötajad. Ta põhiliselt kirjutab taotlusi ja aruandeid. Taotlusi selleks, et raha saada, ja siis kui raha kulutatakse, millest kulutatakse raha. Sisulisest aruandlust on tegelikult väga vähe. Aruandlus käib selle peale, millest kulutatakse raha. Ja tagatipuks, selleks, et seda raha kasutada oma teadustöö jaoks, peate tegema riigihankeid. Rahandusministeerium on võtnud seisukoha, et kõik ühe asutuse, näiteks Tartu Ülikooli poolt ostetavad ühte liiki kuuluvad esemed, kemikaalid, kontoritarbed, mis iganes, on üks hange. Nende eraldi ostmine on hanke osadeks jagamine ehk siis riigihanke seaduse vastane. Tegelikult selle ei ole tegevuse sisuga mitte midagi tegemist. Erinevad töörühmad kasutavad neid täiesti erinevate ülesannete lahendamiseks neid vahendeid. Ja ainuke ühine nimetaja siin on, et nendega tehakse teadust. Ja siis veel see probleem, et teadus on muutunud väga projektipõhiseks. Seda mitte ainult Eestis tegelikult, ka mujal, ka Euroopas. Sellest me jõuame rääkida, aga Markus Maik.
need küsimused, mida eelkõneleja rääkis, on väga olulised, aga ma tuleksin siiski üldpildi juurde. Ma peaksin ütlema, et väga mitmetes debattides, mis on Eesti teaduskorraldusest toimunud nii ministeeriumi, teadusagentuuri ja Teaduste Akadeemia eestvõttel eelnevatel aastatel on püstitunud selline küsimus, et mis see teadus siis ikkagi ühele ühiskonnale, eriti ühele väiksele ühiskonnale on? Kas ta on kulu või ta on investeering? Ja tegelikult selle metafoori taga on üsna sügav mõte. Kas me justkui suhtume sellesse teadusesse ja teadlastesse kui institutsiooni, kui kuluartiklisse, mis võtab pensionäridelt pensione ja muid asju ära ja teeme nii-öelda moe pärast, sest Brüssel nõuab, või me näeme ja mõtestame selle sisu ikkagi hulga sügavamalt, et see on nagu üks hädavajalik imperatiiv ühe väikse riigi eksistentsiks ja tema globaalmajanduses läbilöömiseks. Ja ma arvan, et just sellepärast on sellised debatid hädavajalikud, et mõtestada sellist üldist pilti, et mis see teadus siis meie ühiskonna jaoks ikkagi on. Kertu, küsi ka mida? Ma küsin, kas me anname võimaluse kommenteerida esimese või... Ei, ma arvan, et need on need lühid sisse juhatud. Tegelikult härra Maida jõudiski selle teise küsimuse juurde väga hästi ja juba natukene ka sellele vastas, et see teine küsimus ongi see, et miks peaks üldse Eestis teadust tegema, kas ta peab tipptasemel tegema, et kas Eesti-sugusel väikesel riigil on üldse tarvis tipptasemel teadust ja et miks seda on tarvis, et siin teie juba sellele vastasite, aga et võib-olla läheme siis siit lihtsalt edasi, et küsime roheliste seisukohta või tahate midagi lisada. Ma lihtsalt lisaksin täiesti kindlasti absoluutselt on vajalik. Siin ei ole üldse isegi kahtlust. Aga jah, palun. Teadus on olematult rahvusvaheline ja sellest peitub üks raskus. Need tulemused, mis siin saadakse Eesti teadlaste poolt, on üks killuke ülemaailmses teaduses, ülemaailmsetes saavutustes, mis pannakse kokku teadlaste vahelises koostöös üle maailma, nii nagu Lego klotsid, sest saab kokku mingi läbimurdev avastus. Selleks tehakse tööd aastaid ja aastakümneid. See saavutajas on rahvusvaheline koostöö. Ja sellised alusuuringuid paraku finantseerivad riigid, ja ka mõned rahvusvahelised organisatsioonid maksumaksja rahast. Sellepärast, et seda tulemust, kus see rakendus võib olla, ei ole kohe näha. Kas siis seda peaks rohkem finantseerima Eesti riik? Selliste tippkeskuste loomist, et see... Ja Eesti riigi jaoks on see rahvusvahelise maine küsimus. Et me muidu vastasel juhul kukub nii välja, et meie teadlased otsivad kas tööd välismaalt, lähevad sinna ära või otsivad mingit rahastust, mis on rahvusvaheline, üritavad siia raha tõmmata. Aga kumbki ei näe hea välja, ei ole hea ei Eestile ega rahvusvahelisele teadusüldsusele. Aitäh. Härra Aaviksoo, milline koht Eestil peaks siis olema sellises rahvusvahelises mängus? No ma päris kindlasti ei ole nõus, et see on maine küsimus. Ja ma isegi ei ole nõus selle väitega, et teaduse kõige olulisem väljund on uus teadmine. Ütleme siis see teadusliku töö tulemus. Moodsas ühiskonnas on ikkagi teadus andnud kõige olulisemal määral teadusliku meetod. Kuidas moodi teaduspõhises ja tõendipõhises ühiskonnas majanduses probleeme lahendatakse. See on niisugune laiapõhjaline sotsiaalne kompetents, mida tuleb edasi anda järgmistele põlvkondadele. Teaduse, hariduslik, niisugune sotsiaalne komponent on minu arvates kõige olulisem. Ja sellepärast sellest ei saa loobuda. See on maine küsimus. See on selles, et meie ühiskond tajuks teadust kui meetodit, kui lähenemist probleemide käsitlemisele. Nii et esimene hariduslik funktsioon on kõige tähtsam ja selleks me juba oleme niimoodi korraldanud, valdavalt teadus on ülikoolides. Ta ei ole pragmaatiline, ta ei ole utilitaarne, ta ei ole ka välisministeeriumi, mis võiks mainekujundusega tegeleda, ta on hariduse tugev osa. Teine niisugune funktsioon, mis on ka mitte niivõrd utilitaarne, kui potentsiaalne, meil on olemas kompetents,
rahvuslik kompetents olulistes valdkondades. Me saame oma rahva esindajate käest küsida, kuidas nende asjadega on. Kui nad ise ei tea, siis nad oskavad öelda, kes teab. Seda on ka äärmiselt vaja. Ilma selleta me ka ei saaks. Ja alles kolmandana, aga äärmiselt olulisena ja kahjuks nõrgana on siis see otsene teaduslik väljund, mis jällegi on ülemaailmne teadmiste salm, eks ole, sinna tuleb ka oma tagasihoidlik osa anda, aga eelkõige ikkagi rahvuslike sotsiaalmajanduslike küsimuste lahendamise võimalus. Ja selles osas on meil tõsiseid puudujääke, et hariduslik komponent on 4+ või 5-. Kompetents võib-olla 3, aga see rakenduslikkus ja väljund praktilisele poolele on, kes ütleb 3-, kes ütleb 2, kes ütleb üldse ei ole. Aga siin võib vaielda. Et sellepärast, ma arvan, on teadus olulisem kui need üksikud utilitaarsed väljund. Ma lihtsalt küsin siia vahel, et mille taga sa seisad, et 3? No eks neid põhjuseid on erinevaid. Kõige tõsisem ja objektiivne põhjus on selles, et meie majanduse arengustaadium on selline, et teaduslik investeering ei ole tööviljakuse kasvu põhiline allikas. Et meil on ka väiksed ettevõtted, üks teadlane, ütleme, alates 50 000 eurot kuni 100 000 eurot aastas. See on niisugune investeering, üks teadlane 10 aastat või 2 teadlast 5 aastat. Kui sealt üks väljund tuleb, siis see tähendab seda, et meil on vaja 1 000 000 eurot investeerida. Aga palju meil neid ettevõtteid on, kes suudavad seda 1 000 000 investeerida. Ja suurettevõtteid tasapisi tekib Eesti teaduspotentsiaal minu meelest isegi vääriks tunnustamist. Viru Keemiagrupp, Eesti Energia, suured ettevõtted ka kasvavad siin ka Ericsson ja mõned teised firmad hakkavad kasvatama. 10 aasta pärast on kindlasti palju varem. Aitäh, Ma üldse ei kavatse hakata kummutama ja vastu vaidlema härra Aaviksoo esitatud seisukohtadele. Aga kuna mina töötan rakendusliku suunaga Põllumajandusinstituudis, Eesti Taimekasvatuse Instituut, kus see töö tulemuslikkus on nagu esimene nõue. Kui see tulemus on ka negatiivne, see on ka hinnatav teaduses. Aga tulemus ühesõnaga peab siiski olema, nii et kui ma aruande esitan, see tulemus peab olema hästi sõnastatud vastasel juhul, kui aruannet vastu ei võeta ja siis ma ühesõnaga võib-olla enam tulevikus selles instituutis ei tööta. Ja miks põllumajandusteaduses on just see tulemuslikkus oluline? Sest nende teadmiste ja uurimuste najal meie püüame nii-öelda põllumajanduse tootmise intensiivsust, tootlikkust, kvaliteeti, toodete kvaliteeti parandada. Ja see on ilmselgelt näha ka nendes riikides, kus on rohkem teadusele raha eraldatud, nagu meist põhja poole olev Soome, et ta on kehvemates looduslikes oludes kui Eesti. Aga Soomes on kõikide põllumajanduskultuuride saagid paremad. Ka loomade tiimand on parem. Tänu sellele, et Soome panustab põllumajandusteadusse ka rohkem ja seal on teadlaste arv põllumajandusteadusala töötamas. Nii et see on küllaltki oluline, et meie töötaksime tulemuslikult. Aga kas Eestis on tulemuslikku põllumajandusteadust? Kas on siis sellist või on raha vähe ja sellepärast ei ole? Nii, kui nüüd raha küsimus, siis ma võin ütelda, et selles suhtes on asjad rahad. Ja ma toon teile konkreetse näite. Kui ühesõnaga töötavad inimesed riigi asutuses, näiteks Põllumajandusamet, mis on ühesõnaga ellu kutsutud Euroopa liitumise järgi, põhiliselt kontrolli funktsioon. Ja kahjuks meil ongi nüüd põllumajandusteaduse suhtumine Põllumajandusministeeriumi poolt, kelle haldusalas meie töötame ja seesama Põllumajandusamet ka. Et panustadakse rohkem järelevalvesse kui teaduse arendamisse ja uute teadmiste loomisse. Nii, toon kohe näite 2012 aastal, kui neil oli tööl 190 inimest Põllumajandusametis. Nende aasta eelarve oli 5 miljonit ja pisut rohkem.
nii teadus-arendusasutused, kuhu siis kuulusime meie Jõgevaga, oli eelarve hoopiski väiksem, nii et selge, võib-olla me nii palju detaili siin ei hakkaks midagi. 2 900 000 ja ühe töötaja kohta tuli neil 28 000 aastas eelarvelist raha, meil tuli 16. Selge, ja teie, kui saaksite võimalust, ta muudaksite, jah? No kindlasti tuleks suurendada põllumajandusteaduse rahastamist, sest praegu on olukord, kus noored teadlased, kui nad on ära kaitsnud, mul on 2 magistranti oli, kaitsesid ära, läksid ära, praegu on doktorant, ma ei tea, mis tema teeb, lõpetab sellel aastal ilmselt doktorikraadiga. Kas ta jääb meie instituuti või jääb üldse Eestisse või läheb ära? Palgad on niivõrd väiksed. Selge, suur tänu. Olge hea, palun korraga küsimus, et nagu telefonimäng. See on see Eestis teaduse tegemise mõttekus või et mis tasemel seda teha, kas saab tipptasemel teha ja millest see sõltub? Aitäh kordamast. Loomulikult on mõttekas ja need aspektid on siin ära öeldud, et milleks meil on vaja ekspertteadmist, kõigepealt mitte alati uue teadmise loomist, vaid ekspertteadmist, et inimesed teaksid, kust mingile küsimusele vastust otsida. Aaviksoo rõhutas seda, et meil on vaja ühiskonnas seda mõtlemist sellist, et mitte ei kutsu nõid Nastja ja küsib, et kuidas on, vaid ikkagi argumenteeritult püüame verifitseerida või ümber lükata väiteid ja kui ei õnnestu, siis leiame, et on nii. Ja võib-olla, et ma lisaksin ühe aspekti teadlaste vastutusest. Et kui me räägime, et kõik, kas meil on tegevus mõttekas või mitte, siis tegelikult iga teadlane peaks küsima, kas tema tegevus on mõttekas. Sellepärast, et väga tore on, kui muudkui antakse raha ja teadlane teeb sellega, mis tahab, vaatab põhiseadust ja ütleb, et teadused ja kunst on vabad. Aga nii see päris ei ole, et maksumaksja raha, kui see ei ole ka Eesti maksumaksja raha, siis see on Euroopa Liidu maksumaksja raha või vahel arvavad, et on või eraraha. Siis ikkagi inimene on vastutama sellest, mis ta teeb ja miks ta teeb. Aga see vast sõltub ka natukene sellisest suurema strateegilise pildi olemasolust. Mul on tunne, et kõik teadlased ei jaga seda arusaama, et kahjuks, et nad peavad vastutama millegi eest, sest kõik tahavad ainult raha saada. Kes see raha ei saa? Selline. Suur tänu. Lähme edasi järgmise küsimuse. Lähme siis edasi, jah. Nüüd jõuame nende küsimuste juurde, mis meie arusaama järgi oleksid siis pidanud nüüd olema need pärast neid sissejuhatavaid küsimusi, siis need põhilisemad küsimused. Aga praegu tundub niimoodi, et kuna meil siin liivakella ei ole ja me nagu väga ei piira seda esinemise aega, et siis see läheb meil väga pikale. Et võib-olla muudaksime käigu pealt seal enne välja kuulutatud reegleid ja teeks niimoodi, et siiski iga küsimus saab nagu ühe riigiga äkki lahendatud. Aga küsimus on siis, lähtub sellest, et meie Kehtuga mõlemad esindame siin niisugust eluvaldkonda, mida võib laias laastus nimetada teaduse populariseerimiseks. See nüüd viimasel ajal rahvusvaheliselt ei ole see populariseerimine enam väga koššer mõiste. Leitakse, et see on kuidagi väga nagu ülevalt alla suunatud või ühepoolne liikumine, aga me oleme kuidagi harjunud sellega Eestis ja las ta siis praegu veel olla. Aga küsimus on selline, et Riigikokku kandideerivate erakondade esindajatele, kas riik peaks teaduse populariseerimist selles kõige laiemas mõttes kuidagi toetama, kuidagi sellega tegelema ja kui, siis kuidas teie erakondlikust vaatepunktist vaadates ta peaks seda tegema. Ehk siis tooma teadust rahvasikka. Kas te mõtlete just enda poolt arendatavaid uurimusi, kuidas teha populaarseks, rahvale arusaadavaks? Ei, ma mõtlen seda. Ma mõtlen seda, et riigivõim, valitsus. Valitsusele serveerida? Riik, ütleme niimoodi, eks ole.
kuidas populariseerida Seadus, erinevaid just. teadusvaldkondi, tehnikavaldkondi, lasteaialastest? Kas riik peaks sellega tegelema, et iga teadlane jah, võib sellega tegeleda, aga kas seda peaks kuidagi riiklikult korraldama? Ja alustamegi härra Lõiveke võib-olla teist ja siis tuleks niimoodi sealt siis sealt. Noh, selleks, et populariseerida oma uurimuste tulemusi ja üldse teadust. Ma ütlen, et iga teadlane sellega muide toime ei tule. Ma olen väga palju loenguid lugenud ja ma tean, et ilmselt ma tuleks sellega toime. Olen kirjutanud üle 500 artikli ja kõik ole mitte nii kõrge teadusliku väärtusega, vaid väga paljud on populaarse väärtusega. Et selleks muidugi peaks ka riik nagu andma veel spetsiaalselt natukene raha juurde, sest see nõuab aega, teatud kulusid, võib-olla sellest põhitööst, uurimise tööst sa oled sunnitud kõrvale jääma. Võib-olla sa pead ühesõnaga mingisuguse lisatehnilise inimese laborandi või kellegi palkama, et seal mõningaid tööid ära teha. Aga see on väga tähtis, et inimesed saaksid teaduse, rakendusteaduse, ütleme siis ka muude teaduste nii-ütelda tähtsusest ühiskonnas aru. Ja mis põllumajandusteaduse kohta ma ütlen, üldiselt meie ühiskonnas ei hinnata siiamaani põllumeest ega põllumajandusteadust. Nii et põllumajandusteadlastel on siin väga suur põld, et teha nii-ütelda see põllumajandusteadus ja need tulemused populaarseks. Aga Jaak Aaviksoo, kas riik peaks siis teadlastele maksma juurde selle eest, et nad tegelevad populariseerimisega? No, ma ei tea, niisugune võib-olla see on natuke liiga lihtsustatud käsitlus, et lihtsalt igale teadlasele antakse natukene raha ja siis ta teeb midagi, populariseerib ja lisab mingi populaarteadusliku artikli. See vist niimoodi päris ei tööta, aga tegelikult ma julgen arvata, et Eestis on teaduse populariseerimisel viimastel aastatel päris hästi tehtud. Istume siin, vaadake siia ringi, eks ole, vaadake Tartu Sahhaan keskusse, vaadake telesaateid Rakett 69, mis on rahvusvahelist tähelepanu võitnud ka formaadi osas, me oleme suutnud midagi pakkuda väga paljudele inimestele. Meil on teaduskoolid käimas, pikaajaliste traditsioonidega teaduskoolid, nendes kõikides on maksumaksja komponent täiesti tugevalt olemas. Et selles mõttes pole kahtlustki, et riik peaks tegema, minu arvates Eesti riigis on mitte ainult, et on eraldatud raha ja sellele tähelepanu pööratud, vaid et need tulemused on päris head. Ja mulle tundub, et see niisugune teaduse tähendus noorte hulgas võiks suurem olla, aga ta ei ole ka kindlasti kehva väga paljude Eesti riikidega võrreldes. Et jah, lühike vastus on jah ja ei ole üldse nii halvasti, nagu tundub, et päris hästi on, aga võiks veel parem. Aga Karlo Kaasik, hästi seisukoht. Jaak Aaviksoo rääkis päris õigeid asju, aga siin on veel asju, millest rääkida ja mida tuleks eeskujuks võtta ja arvestada. Kõige paremini on teaduse populariseerimisega hakkama saanud füüsikud viimastel aastatel. Eesti Füüsikaselts eelkõige ja loomulikult Tartu Ülikooli füüsikud ja mõnevõrra ka mujad, nii palju kui neid on, kes on selle seltsi ümber nii-öelda koondunud. On teadusbussi projekt, on õpipojad koolides, füüsikud käivad, ja nüüd sinna on kaasa arvatudki keemikud ja mõnevõrra bioloogia, käivad õpilastele tutvustamas teadust. Ja minu meelest just kõige olulisem on tegeleda noortega, õpilase eas noortega, et neist saaks edasi üliõpilased ja siis edasi kas teadlased või siis ettevõtjad ja ametnikud, kes tahavad ja oskavad teaduse tulemusi rakendada. Ja saavad aru, mis see on ja milleks teadusele ka raha vaja ja nii edasi. Ja ma arvan, et riik peaks hoolitsema selle eest, et see füüsikute kogemus saaks rakendatud ka teistes teaduse valdkondades. Et ka teisi erialaseltse teaduses ja teadusasutusi kaasata oma eriala populariseerimisse ja võtta eeskujuks see, mida on füüsikaselts teinud.
Ja lõpuks ma tahaksin nimetada veel väga olulist asja õpilaste teaduslik ühing, kuhu siis koonduvad need õpilased väga sageli aktiveeritud just selliste õpikodade ja projektide kaudu nagu Globe näiteks. Ja kellel on tõsisem teadushuvi, kes tõepoolest kindlasti juba gümnaasiumi lõpus saavad maha mingi tööga, millel on oluline teaduslik väärtus, tavaliselt siis teadlase juhendamisel. Ja loomulikult meil on ka positiivne on ka see, et Eesti koolisüsteemis on viimastel aegadel järjest tähtsamaks saanud uurimustöö. Ka juba põhikoolis ja keskkooli gümnaasiumi klasside lõpetamisel. Ja sellelt pinnalt siis võrsuvad tugevamad tööd, mis saavad juba ka rahvusvahelise tunnustuse õpilastööde võistlustel. Ja sealt edasi läheb suurde teadusesse. Ja peagi liitub meiega siis ka Ott Pärna sotsiaaldemokraatide nimekirjast, aga enne seda Margus Vaidla ka ju tegelikult praktiliselt teaduse populariseerimisega tegelenud inimene, kes nüüd siis poliitikuks püritab. Kui sa lubad, ma vastaksin kõigepealt sellele küsimusele, mis sa Jaak Aaviksoonile esitasid. Ma just enne äratulekut vaatasin Postimees Online'ist, et täna on meil sellise akadeemiku nagu Anto Raukase 80. juubel. Ja siis mul meenus, kui oli see eile, igatahes Raukasel oli juubel ja siis mul meenus üks Raukas ütlus ükskord intervjuu käigus, kus ta ütles niimoodi, et tead kirjutada üks tõsiteaduslik artikkel. See on imelihtne, tihti ei saa teadlane lõpuks isegi aru, mis ta sinna kokku kirjutas. Aga kirjutada sellest samast populaarteaduslikult on võrratult raskem. Sa pead valdama, laiendama teemat, teadma teadusajalugu ja nii edasi. Milleni ma tahan jõuda, et tegelikult see võtab niigi teadlaste väga tihedast ajagraafikust ära arvestatav aja, kui ta tahab veel populaarteaduslikult enda asju kirjutama hakata. Ja ma arvan, et oleks täiesti õigustatud, kui ta selles saab ka täiendavalt tasustatud. Et ma usun, et Eesti mõistes oleks täiesti otstarbekas meede, kui tõsiteadlased, kui nad avaldavad mõnes igapäeva väljaandes enda artikleid populaarteaduslikult, et selle eest saab ka tasustada. Nüüd, kui rääkida sellest üldisest küsimusest, siis siin tuleb ikkagi mängu meie väikene rahvaarv ja ütleme siis ka meediaturu suurus. Ja tihti need populaarteaduslikud meetmed on ja saated on sellised, mis ei kipu võib-olla nii hästi müüma, kui võib-olla selline lihtne meelelahutus. Nii et minu vastus on ka sellele, et jah, meie tingimustes on täiesti õigustatud see, et riik sellesse sekkub. Ma tean ju, et ka teadusajakirjanike selts, ma olen ka ise osalenud selles, võtab ette siin aktiivselt, lööb kaasa, et see raha kulutus oleks ka võimalikult efektiivne ja otstarbekas. Ja Urmas Sutrop. Teab, et kui sellele küsimusele vastata, siis riik ise kindlasti teadust populariseerima ei pea. Selles ma olen veendunud, aga riik peab looma tingimused ja tegelikult mõneti ta on loonud Haridus- ja Teadusministeerium juba palju aastaid ja korraldab konkursse teaduse populariseerimiseks. See ei ole ainult teadlaskond, ka muuseumid osalevad selles ja ka vist telesaated selle raha eest tehtud. Hetkel see konkurss käib, varsti tuleb taotlused esitada, teadlased ise teevad. Ja loomulikult rahas on ka tihti palju küsimuseks, teadusajakirjadel ei ole lihtne ilmuda kõigil. Mõni teadusajakiri ilmub siis, kui raha saab. Aga samas see turg on olemas, inimeste huvi on ju olemas, sest muidu ei oleks saanud hakata ilmuma tõlkepõhised, need imelised teadused ja imelised muud asjad, mille kvaliteet on palju madalam kui meie oma teadusajakirjandusel. Siin tekib küsimus, et miks Post eelistab madalama kvaliteediga läikivat ajakirja meie sügavama sisukas me ei oska müüa või kirjutame liiga keeruliselt. Aga te ei arva, et riik peaks siin rohkem sekkuma? Ja kuidas riik saab sekkuda? Riik saab anda raha, saab anda delegeerida selle
aga seda peavad tegema, ega Vabariigi Valitsus või Riigikogu või Haridus-Teadusministeerium ei saa populariseerida teadust, ta saab luua tingimused, vahendid ja tegelikult on see delegeeritud ikkagi ülikoolidele, asutustele, meil on olemas sellest teadusagentuurist populariseerimise osakond. Ja see, kui me ütleme, et kõik on riik, siis küll, aga vist eristame siin tasemeid. Riik otseselt ei populariseeri. Aga Ott Pärna küsimus puudutas siis teaduse populariseerimist. Ehk siis seda, et kuidas teaduse saavutused, see teave nendest jõuab rahva hulka. Kas riiklikul tasandil? Küsimus jah, et kuna kandideerite just ka Riigikokku, et siis vaataks nagu riiklikust seisukohast, et kas riik peaks mitte otseselt tegelema selle populariseerimisega, vaid sellega kuidagi suhestuma, seda toetama, seda võtma endale mingisuguseks tegevuseks. No ma arvan seda, et kui me vaatame, aitäh küsisite, vabandust, et ilmnesin selle ette teadust, telesaatest, mis on hilja teada sellest debatist. Aga kui me vaatame kõiki väljakutsed, mis ümber meie maailmas on, siis suur osa nendest on häda mõistuse pärast, et mida siis ikkagi teha nende lahendamiseks, eks. Ehk siis, et meil on 4-4 vaja saada ikkagi teadmist sealt, kus teda luuakse, sinna, kus tehakse otsuseid. Et see on sildamine teaduse ja poliitika vahel, aga terve rida on ühiskonnas teisi gruppe ka, et kui David Cameron räägib Big Society'st või suure ühiskonna mõttest, siis on see, et teadmist peab jaguma sinna ja tänna. Et ma arvan, et see on, et üks asi, me tihti peame laskuma sinna, et kas peaks olema mingi meede, mis seda siis teeks, aga ma arvan, et selline modernse teadlase selline roll on ka selline, et on tegelikult intellektuaalühiskonnas, et oma teadmist siis vastavalt auditooriumile, vastavas keeles ja edasi anda. Et võib-olla tõsiteadused, kas siis võib-olla populaarteadused, kas siis võib-olla arvamusartikkel mingisugusel teemal kontekstis, kuhu see konkreetne teadmine peaks minema. Härra Sutrop aeg-ajalt nagu kirjutab, et ma ise samamoodi. Ja võib-olla siin võikski teistpidi vaadata, et keegi siin püstitus hüpoteesi, et võiks teistada, et palju nagu Riigikogu liikmed, kes tänaseid või homseid suudab nagu arvamuslugusid kirjutada. Või meediaväljaanne täitsa vaadata, et kes siis palju kirjutanud on ja millest. Aga ma arvan, laialt kokkuvõttes, et kindlalt seda teadmist peab rohkem jõudma sinna, aga see teadmine esiteks ei ole enamus Eestis loodud. Väga palju maailmas seda teadmist, mis tuleb tegelikult Eestisse tuua. Ettevõtlussektorisse või kuhu iganes, kus seda vaja on. Õnneks on see kogu see teadus mobiilsus läinud suuremaks, et tehakse hästi palju külalisloenguid, lühikeseid sessioone, et sul peab olema professor eluks ajaks tulnud mingisse riiki, et seal õpetada, et sellest maksimaalselt seda ära kasutada. Võib-olla viimane, hoo pealt tulin sisse, eks on selline Tallinna Ülikooli strateegiat ma aitasin natuke teha ja siis fookusalasid valisid ja rääkisin sotsiaalse innovatsiooni ülikoolist, et ühiskondlikud probleemid jõuavad ülikooli sisse. Mis iganes debatid, tervishoiu teema, mis iganes valdkonna debatid, need tehakse ülikoolide seinte vahel, saavad seal tudengid omale mingid lõputöö teemasid, saadakse teaduse uurimissuundasid sealt, mida iganes ja tihti nende muredega tuleb kaasa ka raha, täiendav raha, mida me täna ütleme, teaduses ei ole väga, sest et need, kellel on mured, tegelikult on eelarvest ka raha. Ma räägin tervishoiusektor näiteks, on päris suur murede ja raha omanikeks. Et selle kui Tallinna Ülikooli näite toodud, kus on valitsemise teema, siis terviseennetuse teema, kehakultuuri peab kasvanud välja, meedia, digikultuur, et kõik valdkonnad, kus tegelikult on, mis resoneeruvad hästi palju ühiskonnaga. Ja kui sa tabad ära sellega, kellel ühiskonnas tegelikult probleemid on, siis sa saad nii raha kui partneri, kellele siis neid asju lahendada. Ja ma arvan, et kommunikatsioon läheb võimsamaks. Väga hästi. Sellega siis tõmbame sellele populariseerimisele praegu joone alla. Aga järgmine teema ja Kertu. Just. Ja läheme kõrghariduse teema juurde ja meil igal aastal lõpetab päris sadu doktorikraadiga teadlasi või spetsialiste. Et kuidas neid kõiki Eestis tööturul hoida ja kas meil on tarvis kõik talendid kodus hoida? Kui meil pigem on hea soovitada minnagi kuhugile rahvusvahelisse ülikooli ja teha seal oma tööd. Et mida selle teemaga teha? Kui te lubate, siis ma annaks oma erakonnakaaslasele Risto Tannerile, kes on Tallinna Tehnikaülikoolist, kõrgharidusega rohkem kursis, sellelaasilistele küsimustele võimaluse vastamiseks. Vahetage teie siis nii kaua, aga ma kõigepealt siis annaksin selle palli ära aavistada. Et palju meil on doktorikraadiga
akadeemia tuleb kodus hoida? Ja kui nad siin oleks ja veel parem oleks, kui nad vahepeal ära käiks. Ütleks niimoodi. Tahaks, et teaduse üldse ühiskonna elu oleks palju rahvusvahelisem. Et omal ajal siin 10 aastat tagasi seati eesmärk, et Eestis võiks kaitsta umbes 300 doktorikraadi aastas ja ega me päris sinna ei jõudnud, aga tasapisi jõudnud. Ja toonased rehkendused olid siis niisugused, et umbes pooled võiksid töötada avalikus sektoris ja pooled siis erasektoris. Ja erasektoris ja ütleme siis ka riigiasutustes. Pooled siis akadeemilises ja teised siis riigi ja erasektoris. Nüüd, ja see oli just nagu seal need Tartu tarkpead eesotsas akadeemik Varglasega olid siis ka ühes rehkendajad. Nüüd paraku on juhtunud niimoodi, et ei riik ei igatse neid väga tugevasti neid doktorante ja ei ole erasektoril ka nii palju tööd pakkuda nagu arvati. Miks see nii on, selle üle võib arutada, aga niimoodi kipub olema. Ja meil on Eestis tekkinud väga tõsine pinge, et doktorant lõpetab ära ja professor käest, et mis ma nüüd edasi teen ja kus mu palk on ja kus mu töökoht on ja tuleb välja, et väga ei ole. Et meil on tõsine probleem. Aga selle probleemi tuum ei ole mitte selles, et me peaksime nüüd ütleme ülikoolidele raha juurde andma, et mõtlema, miks siis tegelikult ühiskond ei oota neid kõrgkvalifitseeritud spetsialistid. See on tegelikult tõsisem küsimus. Aga senikaua, kuni me mõtleme, mina julgustaksin, et see ongi nagu mõtlemise aeg, et siis võiks minna postdoc'i kuskile välismaale mõneks aastaks ära ja siis kui me siin saanud probleemidega hakkama saame, et siis tulla tagasi. Tegelikult nii juhtus Soomes 60-ndatel, 70-ndatel, et pooled doktorikraadi kaitsud lahkusid Soomest. Läksid ära ja 10 aasta pärast tuli tagasi alla poole. Ja soomlased ise ütlevad, et see on hea tulemus. Hea tulemus, teistes riikides on see number olnud veelgi väiksem. See on lähemasti, mida mu Soome kolleegid on selle kohta öelnud. Me loodame, et Eestis tuleb 2/3 tagasi, et see oleks hoopis Eesti. Aga seda ka, eks ole, siis võib-olla 5 või 10 aasta pärast, et päris nii saab 1 aasta tagasi vastata. Et mingi niisugune vastus. Aitäh. Jah, siit edasi. Mina lisaksin kohe härra Aaviksoo mõttele selle, et küsiksin retooriliselt, et kui palju Soome mujalt tuli ja tuleb. Mina näen ma suhtlen väga tihedalt Soome kolleegidega ja näen seal, et Soome on üks neid riike, kes on koorinud Vene teaduse koorekihi. Ja mitte ainult Vene, vaid ka läänest on sinna päris arvukalt teadlased tulnud ja tõesti väga palju Soome teadust rikastanud. Ma olen täiesti kindel, et Soome on ajude impordis ekspordis positiivses bilansis. See on see asi, mida meie siin Eestis peaksime ka saavutama. Mitte seda, et kõik või peaaegu kõik siia jääksid, vaid see, et sisse tuleks rohkem ja targemaid ja kvalifitseeritumaid, kui siit välja läheb. Aitäh. Nagu vaadata peale põhjustele, siis praegu on Eesti keskmine palk 1000 euro alla ja mediaan on kuskil seal 750 euro juures. Nüüd eeldada, et inimene, kes on tegelikult oluliselt rohkem enda aega, energiat, vaimu ja jõudu panustanud aastaid vaeva näinud, et saada kätte doktorikraad ja siis selle keskmise palgataseme juurest makstakse talle korralikku palka on minu arust natuke naiivne. Et me olemegi mõneti sellises lõksus, kus tegelikult neid doktorikraadiga inimesi meil vaja on, hädasti on vaja, on ettevõtluses vaja, on ühiskonnas, aga nagu siin Aaviksoo juba ütles, et tegelikult nüüd kaardistada, et kuidas neid rohkem ära kasutada ja miks ikkagi seda nagu laiema pildi nõudlust ei ole, on tõenäoliselt selle järgmise Riigikogu koosseisu küsimus, sest et tegelema sellega peab. Nüüd meil ei olegi nagu hästi, me näeme hästi palju vaeva, et tõmmata, just nagu siin eelkõneleja ütles, kvalifitseeritud tööjõudu ka väljaspoolt siia Eestisse. Mitmekesisuses seisneb oma sisuline tähendab õige tegevus. Ja midagi ei ole teha, eks me peamegi leppima seda, et meie PhD inimesed liiguvad ka siis välja. Siin tõesti häid lahendusi ei ole. Aitäh. Peame sealt laua teisest otsast ära tuntra.
Ma jätkaks selle koha pealt, ma vaidleks natuke vastu, et Riigikogu kindlasti peab hakkama kaardistama doktorantide vajadust. Meil on olemas nii Teadus-Arendusnõukogu kui ka Teaduste Akadeemia, kes tahab uueneda. Et kaardistamine ja eksperthinnang peab ka mujalt tulema, aga loomulikult ei suuda me kõigile tööd anda, kõigile ei peagi andma ja doktorandid ikkagi peaksid pärast doktorikraadi kaitsmist minema järeldoktoratuuri ja parem, kui nad Eestist ära lähevad ja tulevad tagasi. Ja lisaks meil ei ole 100% enam ammu doktorandid Eesti oma kodanikud, vaid meil kaitsevad kraate ka teiste riikide kodanikud. Mul on endalgi viimastel aastatel on mitu Vene kodanikku, Venemaad päris või Soomri rahvaste hulgast hiinlane kaitses Soomri kodanikku eelmisel aastal kraadil. Et me ei pea eeldama, et nad kõik siia jäävad, et nad võivad meie mõtteid levitada ka teistes riikides. Aitäh!